Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, mis plaanid tal sinu suhtes on, mis talle sinu juures väga meeldib. Teeme kõigepealt vaatluse, mis energiates teie praegu ise olete. Mõelge palun enda peale, öelge mõttes oma ees- ja perekonnanimi. Ja siis proovige kuulata, kas tunnete ära, kas jutt käib teist. Nii, mis energiates te praegu olete? Mõelge enda peale. Nii, mis energiates te olete? Teil on praegu raske periood. Teil on kuidagi hingeliselt raske. Kas te olete masenduses, on niisugune kerge depressioon on peal võib-olla on ka niisugused rahaliselt natuke raske olemine. Samas te ikkagi üritate olla tubli, üritate hakkama saada, aga siiski mingisugused vanad asjad, need nagu purunevad teie sees ära, mingid vanad teemad, mis on juba aegunud, oma aja ära elanud, need nagu lahustuvad teie sees ära päris niimoodi kiiresti. Ja veel näitab, et tegelikult teil on täiesti armastav süda, te olete ise hästi armastav naine, aga te vahepeal lähete iseendaga nagu natuke pahuks sisse. Teil on hästi palju tuleenergiat, te olete tegelikult suhteliselt kirglik naine, aga võib-olla tahate seda tuld enda sees lihtsalt alla tõmmata, et enda loomulikku olemust hakkate nagu eirama. Vahest lööb see teil üles. Aga oma perega, kui te olete siin perega koos, perega olete te rahul. Kui teil on laps, siis olete selle lapse eluga ka nagu rahul. Teate, et temal on seal hästi, kus ta siis elab, on ju. Et temal on nagu peres kõik hästi. Ja siin ongi ilmselt mingisugused mõtted käivad teil lapse ümber. Te võib-olla mõtlete vahepeal tema peale, et kuidas ta läheb, et kas ta saab ikka ise hakkama. Kuigi kui tal on juba oma pere, siis ta ei ole enam väike laps, on ju. Aga laps jääb alati meil lapseks, ükskõik kui vana ta on. Ja te võib-olla muretsete, et kas siis saate väga harva kokku. Ja siis nagu tahategi võib-olla rohkem oma last näha. Kuidagi nagu lapse või laste peale lähevad teil ka praegu mõtted rohkem. Ja tahaksite rohkem nagu raha saada, sissetulekut, sest te ei ole tegelikult sellega rahul, et teil ei ole piisavalt seda rahalisi võimalusi. Te loodate, et lähima aja jooksul midagi teil rahaliselt muutub või et muutuvad rahalised süsteemid. Nii. Ja siis nüüd see inimene, kelle peale te mõtlesite, see meesterahvas, jah? Nii. Nii. See meesterahvas, missugune on tema iseloom? Mis tal praegu toimub elus? Mis praegu see mehelus toimub? Mis energiates ta üldse praegu on, see teie mees? Kelle peale te mõtlete? Ta on tugev, ta on hästi aus, ta on õiglane, ta suudab ennast kehtestada, ta on suhteliselt materiaalne, ta on tasakaalukas, rahulik. Tal võib olla ka naine või ta on lihtsalt sellistes ka nagu vahepeal naiselikes energiates, aga ta rahuliku iseloomuga tundub.
ja võib-olla näitab ka seda, et tal on palju tööd praegu, tal on stabiilselt palju tööd. Mis energiates see mees on, kelle peale te mõtlete? See mees peab palju ringi sõitma, ringi käima, sest töö on tal selline ja töö pole paha, toob päris hea raha sisse talle. Aeg-ajalt ta tahaks nagu aja maha võtta, et tööd oleks nagu palju vähem, tahaks teha töös pausi. Kohe tunneb, et on nagu väsinud ja tahaks teinekord kohe lausa nagu põgeneda selle töö eest ära, sest töö võtab temal juba nii palju võimust. Aga samas see on tema sissetulek, on ju. Praegu on ta nagu päris väsinud, ta ootab mingisuguseid uusi olukordi, et midagi muutuks, kas tema elus siis või. Ja ta justkui ongi nagu mingisuguse ootusest, ta on nagu väsinud. Ja ta palju liigubki ringi, ta on selline nooremapoolne. Ta on siuke heasüdamlik ja ta on nagu kogu aeg aitab inimesi. Stabiilselt võib-olla tema töö ongi inimesi mingis mõttes aidata. Pereelu, kus ta elab või kellega ta elab, see peaks olema seal enam-vähem stabiilne, on küll mingisuguseid ütlemisi tema suunas, võib-olla keegi süüdistab teda milleski, aga tema ütleb, ma ei saa, et mul on vaja seal tööl käia või ma ei saa muidu, on ju. Kuidagi ta pareerib ära need tema süüdistused tema suunas. Aga muidu nagu tundub, et see pereelu või kodu, kus ta elab, või siis lihtsalt, kui ta elab näiteks üksi, siis ta teinekord võib-olla ongi neid, kas on palju tööalaseid kõnesid või palju tööalaseid sõite ja ta teinekord võib-olla ei võta kõiki vastu, et neid on palju, sest ta tahaks, et töö oleks tal stabiilne, mitte liiga ülekoormatud. Et ta võib ka teatud asjadest keelduda, sest ta tahab, et tema kodus oleks stabiilsus, harmoonia ja tasakaal. Aga sissetulek on sellel mehel stabiilne ja tõesti ta saab head palka oma töö eest. Ja ta tundub, kas on nüüd ikkagi, kui tal ei ole naist, siis on ta väga eraklik. Ta armastab kõiki töösid lõpule viia, ta armastab ka vahel pidutseda, sõpradega koos käia. Ta on väga-väga töökas mees, aga ta ongi kas siuke hästi eraklik või ta on selline, kes ei paista väga inimestele silma. On siukene hästi-hästi rahulik ja siuke nagu oma ette nagu hoiab, eks ole. Nii, nüüd te saite teada, et kas see mees, kelle peale te mõtlesite, et kas seal oli ka midagi nagu teie mehe kohta sarnast. Nii, ja siis vaatame, mis plaanid tal teie suhtes on sellel mehel. Mis plaanid sellel mehel on teie suhtes? Sest siin on erinevalt, mõne jaoks on see mees teil abielus mees, mõne jaoks on ta vallaline mees, on ju. Muidugi see naine võib tähendada, et ta võib elada ka näiteks koos oma emaga. Kuigi seal ei tulnud sellist kaarti välja, aga et keegi ikkagi nagu stabiilselt elab tema juures, keegi naine. Vot ei tea, siin on nagu mitu varianti, et nii. Aga mis plaanid tal siis teie suhtes on, vaatame. No kuulge, siin on kohe midagi väga-väga sellist šokeerivat, mida ta tahaks kohe kiiresti ellu viia. Mis asi see on? See eeldab mingisugust valikut. Mis asi see on? Mis see on see tore? Ta peab justkui kellegi kahe naise vahel valima või? Räägin, et äkki see on see tal õde või keegi ema või vanaema või keegi naine äkki, kes elab stabiilselt tema juures. Kui tal ei ole naine, siis on keegi teine naisterahvas. Kas on tal laps, on ju tütar, õde, ema, vanaema, tädi, ma ei tea, on ju, keegi on seal. Ja ta peab nagu valima selle kahe naise vahel, teie ja tolle naise vahel. Ja tegelikult see teeb talle haiget, sest ta ei taha niimoodi valikut teha, aga ta saab aru, et ta peab lihtsalt selle valiku tegema, on ju. Ja ta tahab seda teha, tal on mingisugused täiesti siukesed tohutu suured nagu, tema jaoks täiesti tema maailma muutvad plaanid teie suhtes. Ta tahaks seda hästi kiiresti nagu ellu viia.
mis plaanid tal teie suhtes on? kuulge, aga siin on ikkagi tõesti mõlemapoolne armastus. ta oma tööd teeb, võimalik, et ta ikkagi ei tee oma tööd üksi, võib-olla tal on veel, mitmekesi töötavad koos, seal 2 või 3. aga ta samas kaitseb oma piire. ta on siin millestki väsinud, võib-olla oma piiride kaitsmisest, et ta peab kogu aeg mingisuguses kaitses olema, ennast kaitsma. sest ta võib-olla ei ava ennast päris täielikult või ma ei tea, miks tal need kaitsed üleval siin on. miks sul need kaitsed siin üleval on? nii, keda sa siin mõjutada tahad siis? mõjutada nii, et sinul oleks hea, et oleks ka hing rahul ja tasakaalus. ja et ühesõnaga, et kogu maailm oleks õnnelik, on ju. nii, mis plaanid tal on teie suhtes, vaatame. siin ta, sellepärast ta ilmselt tahabki ennast kuidagi teile väljendada, et ta vist on väsinud äkki juba kas ootamisest või, sest siin on meeldimine mõlemapoolne. nii, mis plaanid tal on teie suhtes, mis plaanid sellel mehel on teie suhtes? näed, ikkagi ta peab mingi valiku tegema. siin on inimeste aitamine. tal on teie vastu tunded juba mingi aeg, need ei ole nüüd tekkinud, need on juba mingi aeg tagasi tekkinud. ta mõtleb teie kui pereliikme peale, mõtleb, et mis oleks, kui oleks temaga koos pere. võib-olla sellepärast see tundubki vale. räägin, et kui temal nüüd on naine, kui ta ei ole vallaline või näiteks kui teie näiteks ei ole vaba inimene, on ju, et siis ta saab aru, et see on nagu vale käitumine. aga te meeldite talle ja see on juba mingi aeg juba, oleneb, kaua te siin olete tuttav olnud, igalühel on erinev see, jah. mis plaanid tal teie suhtes on? et ma nagu tunnen, et ta ei taha nagu ka valesti käituda. tal on kiusatus seda teha, aga ma tajun, et ta ei taha seda teha. nii, mis plaanid tal teie suhtes on? ta tahaks teid täiesti ikka enda poolele võita, sest te olete tema maailm, ta tahaks hästi kiiresti teha, aga tema jaoks on see kuidagi praegu raske või ta ei näe seda võimalust, kuidas seda korraldada. aga teie juures ja teiega koos olles ta tunneb ennast nii õnnelikuna. ta on nii rahul, tal lihtsalt kasvavad tiivad külge, nagu öeldakse, ta on nii õnnelik, kui ta teiega koos on. juba teile mõeldes ta on hästi-hästi õnnelik. mis plaanid tal siis on? ta unistab teist, mõtleb, mis siis oleks, kui oleks. ja ikkagi et mõtetes tahaks juba teie juurde sõita või lennata või ratsutada või joosta või kõndida. et väga tugevad mõtted teie peale, hästi tohutused siuksed positiivsed, romantilised, kõik siuksed armastuse mõtted on sellel mehel teie vastu. nii, ta võib varsti mingisuguse tegevusega teie suunas tulla, olge valmis, sest ta on väsinud mingisugusest pingest, mingisugusest kaitses olekust, on ju, ja ta varsti tuleb teie juurde mingisuguse käitumisega, jah. nii, aga mis talle teie juures meeldib? mis talle teie juurest nii meeldib? mis see on? mis talle teie juures meeldib? kui ta teid vaatab, mis talle teie juures meeldib? no nagu ta enne ütleski, et lihtsalt, et kui ma temaga koos olen, mul kiiresti tuju läheb kohe positiivseks. et kuidas ta seda teeb, et ta on nagu maag. ta suudab nagu enda ümber luua siukse mõnusa sooja olemise. ja minul on temaga koos hästi kerge olla. hästi hea, jutt jookseb kohe. aga mis siis talle teie juures meeldib? meeldib, et see, et olete terava huumorisoonega. et teil on siuksed huvitavad naljad. et esialgu olid need võib-olla need naljad tal natukene naljakad, aga ta sai aru, et need on et see ei ole nagu must huumor, on ju, aga siuksed nagu natuke teravad või sellised omapärased, ütleme niimoodi. et talle meeldib teie siukene omapärane huumorisoon. nii, mis veel meeldib? see, et te hoiate selget pead ja ausust ka siis, kui olukord on raske, kui võib-olla ei ole kõige kergem, näiteks teil endal ka
et ta näeb, et te jääte isegi siis raskes olukorras nagu iseendaks, te suudate oma mina säilitada, aga olla samas aus. nii, mis talle meeldib veel teie juures? Samas ikkagi teie otsekohesus, teie õigluse meel, kui õiglane tahate olla. Samas see, et te oskate unistada ja see, kuidas te suudate nagu olukorda hästi kiiresti muuta, et oli nii ja nüüd on teine. Sest teie olete selle mehe jaoks ikka täiesti saatuse ratas, täiesti nagu hakkaks tema elus hoopis teine eluperiood pihta teiega seoses. nii, mis talle veel meeldib teie juures? Et te säilitate tasakaalu isegi siis, kui teil võib-olla ei ole kõige parem olla, kui te võib-olla isegi olete sisemiselt kurb, võib-olla teil ei ole nii palju raha, aga teile meeldib, et te suudate ikkagi olla tasakaalus ja harmoonias, vaatamata sellele. nii. Kuidas seda nimetada, et muidu talle meeldiks, üldse teiega koos on hea olla. Teiega koos olles on tema nagu valusad probleemid või mured nagu kadunud hetkega. Et tal on nii hea olla teiega koos, et kõik tema valud, need nullitakse kõik ära, sest mõõkade 10 ongi nagu valu lõpp, kõik on ju, aitab, rohkem enam ei ole, on ju. Et lihtsalt teiega koos kaovad tema oma valud või mureprobleemid või mingisugused masendustunne kaob ära. Mis talle teie juures meeldib veel? Et te olete tugev naine. Et te olete siukene nagu, te annate tohutut nagu positiivsust endast. Et jah, võib-olla te ei oska küll kõiki asju teha, ta saab aru, on ju. Aga te olete kuidagi nagu nii maailmapilti muutev. Et teiega saab nagu nii eri asjadest rääkida ja ikkagi talle tundub, et te olete tugev naine. Et te saate nagu kõigega hakkama, tema nagu tajub niimoodi teid. Võib-olla teie ei taju, aga tema tajub neid niimoodi. Ja ta tahaks salaja ikkagi teiega kokku saada, sest see tuleenergia on temas ikkagi väga suur, kui ta teie peale mõtleb, et kas saaks kas või salaja kuidagi tulla tema juurde, et issa mind nii tõmbab tema juurde nagu magnetiga, et tähendab, te meeldite talle igapidi. Tal on täiesti, tekib tohutu kirg, kui ta teie peale mõtleb ja kui ta teid näeb, ta tahaks kohe kas või läbi vale tulla, et teiega kokku saada. Mis talle teie juures meeldib veel? Ohoo, saatan, kaarik ja kuu, ossa. Et teda ikka tõmbab väga teie poole. No nagu magnet, ta isegi öös unistab teist. Sellised kirglikud mõtted, ta tahaks lihtsalt momendiga, ta tahaks kohe istuda autosse ja kohe tullagi teie juurde, kas või keset ööd. Et jah. Vot. Vaatame veel, mida siis kõrgemad jõud tahavad öelda teie ja selle mehe vahelisele suhtele või läbikäimisele, on ju. Mida tahavad kõrgemad jõud öelda nii teile kui sellele mehele? Mida tahavad kõrgemad jõud öelda? Mida tahavad kõrgemad jõud öelda? Huvitav, praegu tuleb välja nagu naine, 2 korda naise kaart. Et naine peab tegema tema jaoks keerulise valiku, see on talle raske. Ta ei ole selline naine, kes tähendab teie, et te lähete otse kohe kuskile mingisugusesse seiklusesse astuda, et ei, te tahate kõik oma otsused tohutult rahulikult läbi mõelda. Teil on see hästi raske, kui te peate selle mehe suhtes mingi otsuse tegema või üldse mingi valiku, kuidas edasi minna, on ju. See on teile hästi raske. Te nagu viivitate selle otsustamisega. Ja mis veel kõrgemad ütlevad, et samas palun ära jäta oma siukest rõõmsat, ära mata oma rõõmu mingisuguste igapäevaste või materiaalsete asjade sisse. Et hoia seda rõõmsust ja seda positiivsust, mis sul on, hoia seda nagu kullatera, ära mata seda materiaalsuse alla, palun.
või mingite rahaasjadega, ära mata seda, et sul on see tohutu hea võime nagu nakatada oma rõõmuga teisi inimesi. Et sul on kohe niisugune oskus nagu seda teha, et hoia oma rõõmu ja oma rõõmsat olemist. Aga mehele, kas on ka siis midagi edasi öelda? Kõrgemad jõud ütlevad mehel niimoodi, et ära kurvasta, kui tuleb õige aeg ja see tuleb kiiresti, saate te kokku või siis saate uuesti kokku, eks ole, on ju. Et juhtub kõik see, mis juhtuma peab, kui on õige aeg, kui on õige ajastus, kui kõik on õiges kohas, seal, kus peab olema, on ju. On nagu mehel, et ärgu kurvastagu, et kõik juhtub täpselt nii, nagu juhtuma peab teiega seoses. Selline oli siis tänane ladumine. Ma tänan teid kõiki, pange palun like, kui teile meeldis. Kirjutage kommentaar, kui te soovite. Uued tulijad, vajutage telli nuppu, see on täiesti tasuta. Ja vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitusi, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.